2026 on käes, Janar, kas sa suudad seda uskuda? Tulevik on nüüd, vana mees. Ei. Aga ma ei oleta, 2026 on käes ja selle aasta esimene Nõokäest on samuti kohe eetrisse minemaas. Ja nagu ikka on meil loomulikult saates ka külaline ja Janar. Kes meil täna külas on? Meil on täna külas Andra Rahe, fotograaf, fotokunstnik. Aga võib-olla siis lähme nagu ikka tavaliselt meil kombeks on, et siuksed 3 küsimust, et kes sa oled ja kus sa tuled ja millega sa tegeled, et võib-olla räägid lähemalt. Smooth. Ma harjutasin. Sa pead neid küsimusi ilmselt kordama, aga ma olen Andra, ma tõesti pean ennast eelkõige fotokunstnikuks, et see on siis see, mida ma teen ja mida ma hingan ja mis mind võib-olla ka defineerib kõige rohkem. Ja kus ma tulen Kablist, siuke Pärnumaal pisike küla, Kaluriküla. Ja mis see 3. küsimus? Millega sa tegeled? Aga see vist oli ka juba. No ja see fotokunst läbi ja lõhke, et ja võib-olla ka selline nagu analoogmeedium. Et mäss on just nagu vanade fotokaamerate ja pimikuga. Aga ma arvan, et on kohe niuke paslik minna niimoodi ajaloo radadele natukene, et aga kuidas siis üldse niimoodi sinna jõudsid, et see fotograafia just selliseks, ütleme, kõige südamelähedasemaks siis nii-öelda kunstimaailmas sai? No mul on tegelikult olnud see teadmine, et ma tahan kunstnik olla lapsest saadik, et mul on väikseid päevikuid ka, kus mul on kirjutatud, et kas ma saan sisekujundajaks või kunstnikuks ja see on kindlasti õest mõjutatud olnud, et mõde küll ei ole kunstnik, mul on 3 mõde, aga et siis kellega ma kõige rohkem võib-olla läbi käin, et ja lapsena ka, et siis mulle väga meeldis, kuidas ta joonistas ja siis ma nagu tahtsin ahvida teda ja siis ma hakkasin ka maalima ja joonistama. Ja siis see lõppes sellega, et ma siis peale keskkooli läksin kunstikooli graafilist disaini õppima. Mul oli, kuna mul on liikumispuue ka, et siis ma tegin hästi teadlikult neid valikuid ja ka vanemate poolt veidi mõjutatud, et ma pean kindlasti õppima ja tegema midagi sellist, et ma saan istuda. Ja siis tuligi see, et okei, et graafilist disaini ma saan teha arvutis istuda ja see on ka nagu loominguline ja et ma saan seal nagu ka mingi digilauda ja asju kasutada, et siis ma läksin nagu graafilist disaini õppima ja sealt kuidagi, seal olid ka sellised fototunnid ja asjad, aga siis ma toona nagu isegi julgenud mõelda, et ma võiks nagu fotograaf olla, et mul oli ikkagi see tervis niivõrd vilets ja et ma mõtlesin, mul peab ikkagi käsi olema kargu jaoks vaba. Aga siis kuidagi et lõpetasin ära graafilise disaini ja siis mul tuli selline vaba aasta ja siis ma kuidagi hästi juhuslikult lihtsalt, ma ei tea, kas ma vaatasin mingeid videosid või asju, et ma kuidagi tundsin, et ma tahan nagu hakata pildistama. Ja siis mul oli toona ka hästi hea sõbranna Annika, kes oli modell. Ja siis ma hakkasin temaga nii-öelda portree photoshoot'e tegema ja vaatasin, et okei, et päris lahedalt tuli välja, et proovin pallasesse saada ja sain sisse ka. Aga võib-olla natukene seletaksid lahti, et mina kui lihtinimene ei saa võib-olla hästi, või no tähendab, ma saan aru, et nagu mis vahe on fotograafil ja fotokunstnikul, aga võib-olla, et mis see fotokunsti juures siis nagu, mis selle muudab nagu erinevaks lihtsalt fotograafiast võib-olla, ma ei tea. Ma ei kardan natuke vastata, pärast on nii ülbe vastus, vaata, et ma mingi ei tee siin kommertsfotot, vaid ma teen kunsti või et selles mõttes, et see võib-olla on rohkem see sisemaailma tunnetus, et kuidas sa ise ennast asetsed seal, et kui sa teed ka nii-öelda kommertsfotot, et kui sa ikkagi ise nagu põled sees seda tehes, et siis ma juba tunnetaks seda nagu kunstina või et võib-olla see aspekt, et kas sa teed seda ka rohkem raha pärast või ma teen enamus asju lihtsalt enda pärast, et seda raha ma küll kuskil ei näe niimoodi, aga jah. Nojah, eks igasuguses kunstivaldkonnas esmajoones peab ikka olema see enda, ma ei tea, siis see sisemine põlemine või mis iganes, et seda üldse tahta teha, et
muidu tundub see vist nagu suhteliselt võimatu. Aga tulles korra selle fotograafia juurde veel, et ma saan aru, et sa mainisid seda, et nagu just siin saate alguse poole käis läbi see sõna analoog. Et ma saan aru, et sa siis nagu kasutad just nagu pigem sellist nagu vanakooli tehnikat nii-öelda siis, kui ma sellest analoog sõnast selle õigesti aru sain või? Ja ma alustasin sellega, et ma kooli ajal siis teisel kursusel ma käisin tihti, praegu käin ka, kes just kooli poolt oli tasuta see, et sa said käia fotomuuseumites ja ka teistes muuseumites nii-öelda visuaalset praktikat tegemas ja siis mul jäi sealt niivõrd hinge üks fotograaf Anders Petersen, kes on siis dokumentaalfotograaf ja siis kuidas ta pildistas ööelu ja just baarikeskkondades. Ja siis ma tundsin, et ma tahan nagu midagi sellist teha või et see jäi kuidagi niimoodi tugevalt mällu ja siis ma guugeldasin hästi palju Peterseni kohta, et just see, et millised on ta töövõtted ja kuidas ta inimestele läheneb ja siis mul jäi meelde see, et ta rääkis, et kaamera peab olema hästi lollikindel ja töökindel, et ta ise pildistab ka sellise pisema kompaktkaameraga. Ja siis ma sain sealt innustust, et okei, ma pean ka endale nagu selle väikse filmikaamera ostma, et mitte küll nii tuusa nagu tal oli, et võib-olla see maksis äkki 20 eurot või midagi sellist. Aga jah, et siis ma võtsin ka ennast kokku ja läksin siis selle kompaktkaameraga Zodiaki pildistama. Et see oli minu esimene pallase praktika, et lihtsalt seda ööelu samamoodi jäädvustada ja siis sealt sai see nagu filmipisik nagu alguse ja siis sellest päevast alates ma olengi siis nagu üritanud seda nii-öelda sügavamalt õppida, et ma olen nagu erinevaid kaameraid juurde võtnud, mis siis nagu seda tehnilist poolt ka arendaks, et ei ole ainult sinna kompaktkaamera juurde jäänud. Aga kas sa nagu lisaks siis sellele nii-öelda pildistamisel, kas sa siis nagu tegeled see ilmutamise ja nagu selle poolega veel ka või? Ja mul õnneks on selles mõttes vedanud, et ma olen küll pallase fotoosakonna nüüd ära lõpetanud, aga mul on ikkagi see vastutulek, et ma saan nagu neid ruume ja tööruume endiselt kasutada, et ja ma saan käia filmi ilmutamas ja ma saan käia pimikus, et see on nagu väga suur asi mu jaoks, et just see, et olla kätega seal protsessi juures. Ma tahan selle ilmutamise juurde veel kindlasti tagasi tulla, aga mul on pikka aega tegelikult olnud see nagu küsimus nagu alati, võib-olla on see küll olnud rohkem, ütleme sellise otsesemalt nagu mingisuguse filmimaailmaga seotud, aga et mis on nagu siis see ütleme vahe siis ütleme sellisel digitaalsel fotol ja siis sellel ütleme siis, kas siis võib öelda päris foto või analoogfoto või ma ei teagi, mis see nagu õige nagu termin nagu on. Ja mille pärast siis, ma arvan ka, et selline isiklik arvamus ka, et nagu mille pärast siis sulle, ma saan aru, et meeldib see nii-öelda foto nagu rohkem kui see digi asi või? Ma võib-olla oskakski sellele ainult nagu isiklikust vaatepunktist vastata, et minu jaoks see lihtsalt lihtsustab seda tööprotsessi, et ma saan küll ka digikaameraga minna sellisesse olukorda, et ma ei näe vahetult seda pilti, aga ma lihtsalt naudin seda momenti rohkem. Kas või see sama Zodiaki olukord, et mul on see kompaktkaamera, ma ei mõtle nende sätete asjade peale, et ma nii-öelda lihtsalt tulistan ja et aga ka nüüd nagu edasi, et kui mul on nagu sellised nii-öelda keerukamad kaamerad, et siis ma ka ikkagi, ma olen juba nii palju seda protsessi läbi teinud, et ma olen nagu enda töövõtetes kindel. Aga digi puhul ma ilmselt tunneksin kogu aeg kiusatust vaadata, kas see tulemus on nagu piisavalt hästi välja tulnud. Et see annab nagu sellise isikliku kontakti keskkonnaga mulle nagu rohkem, et ma saan olla nagu pildistatavatega selles momendis. Mäletan ka ise sealt, mitte Zodiagist, sinna ma ei jõudnudki lõpuks, aga salongist, kuidas peo käigus Andra tuli kaameraga, siis see välk nagu käis. Aga need pildid, mis sellest välja tulid, olid nagu üldiselt ongi see, kui sa ootamatult lased inimesel välgu näkku, siis see on nagu see, ma ei tea, kuidagi töötab. Et need pildid olid lahedad. Aga ma tahtsin korra, nagu ma ütlesin, et tahtsin tulla selle
ilmutamise ja selle juurde ka, et siit käisid, kas oli Pimik oli see sõna või? Pime tuba, Pimik, jah. Pimik, vot. Et äkki räägiks paari sõnaga sellest ka, et kuidas üks see nii-öelda foto ilmutamine nagu selles mõttes käib, et ma kujutan ette, et sellega vist ei ole nagu päris palju inimesi nagu eriliselt nagu kokku puutunud. Ma ei tea, ma olen aru saanud just, et just rohkem hakkab jälle analoog populaarsus koguma, et võib-olla neid nagu tööruume ja vahendeid ei ole nagu nii laialt kättesaadavad, aga noh, fanatt ikkagi leiab üles need või, et Tartus on ka näiteks aparaaditehases on ka AG47, kus võib ka nagu nii-öelda mitte fototudeng minna enda filmi ilmutama. Aga jah, ma mõtlesin, et kuidas see protsess, et noh, võtad kaamera lahti, saab valgust on ju linti, siis on et nagu, et kuidas see siis nagu noh, okei, tegelikult kerid selle lindi tagasi rulli või selle filmi tagasi rulli. No mul on sellised ilmutamistsüklid või nagu, et mul on nagu mitu projekti töös, siis ma pildistan kuskil 10-20 rulli filmi täis ja siis ma lähen nendega siis kooli, siis ma panen nad pimedas ruumis tanki, niimoodi, et mul on 5 tanki järjest, siis mõlemas on 2 rulli filmi sees. Siis ma ilmutan, et keskmiselt 1 rulli ilmutamisele kulub siuke pool tundi pluss kuivatus. Siis ma lõikan nad valguslaua peal ribadeks, panen kiledesse, mõnikord skanneerin või siis teen Pimikus kontaktkoopiad, et näha, milline see tulemus on. Ja siis lähebki edasi suurendamiseks, kus ma siis fotopaberiga rohkem mässan ja nende ilmutusvannide kohal, et aga see on ju siuke hilisem protsess, et kui on mingi näituse projekt, et ma üldjuhul kõiki pilte niimoodi paberile ei suurenda, et kindel valik ainult. Siit ma pean küsima, võib-olla see on väga loll küsimus, aga mis asi on kontaktkoopia? Aga see on niimoodi, et kui sul on fotopaberis, sa suurendjal paned selle negatiiviriba paberi peale ja siis lased valgust sinna, et siis sul jäävadki nagu need samad pildid, mis seal negatiivi peal on nagu niimoodi, et saad kiire ülevaate nendest, et nad muutuvad nii-öelda positiiviks. Aga kui tulla nüüd nii-öelda sellise, ütleme, pildistamise enda juurde, ütleme, et võib-olla äkki ongi see võib-olla see Zodiaagi pildistamine või Zodiaagis käies pildistamine võib-olla selline hea, ma ei tea, mingi näide sinna nagu, aga et ütleme, kui sa selles protsessis oled, kas sa nagu, mis see nagu on, ütleme, mis sa nagu seal koha peal siis võib-olla nagu otsid justkui või nagu kas ongi niisugune fiili pealt nagu teed nagu pilti või nagu kuidas see nagu käib nii-öelda, et tabada seda nagu momenti siis või nagu mis on nii-öelda, mis sa nagu siis otsid, jah, ma arvan, et on see küsimus. Ja ei pea ainult keskenduma sellele ühele näitele. Okei. No see ongi, ma igale projektile ikkagi lähen erinevalt, et kui ma nii-öelda Tartu ööelu pildistan, et ma olen ka käinud ümarlauapaaris enne kui see kinni läks pildistamas, et siis ma ikkagi otsin neid karaktereid või kellega mul just seda vahetut kontakti tekib. Ja just lugusid ka, et mul on loomeprotsessis on väga olulisel kohal ka märkmete tegemine. Et mõnikord mul oligi niimoodi, et mul oli loenguni aega veel ja siis ma läksin ümarlauapaari limonaadi jooma ja siis keegi võttis mu kõrval näiteks viina ja siis ma mingi ajasin taga juttu, mõnikord keegi lasi ennast pildistada, mõnikord ei lasknud, et siis ma nagu tundsin nagu nii-öelda rõõmu ka sellest, kui ma lihtsalt sain nagu kontaktis olla nende inimestega, et ma olen ka siuke nagu ise hakanud antropoloog, aga jah, Zodiaagi puhul oli see, et seal siuke möll lihtsalt toimub, et seal ei ole nagu seda piirangut, et klõpsuta palju tahad, et seal on võib-olla rohkem siukest visuaalset möllu nagu oluline tabada. Aga sa ütlesid ise hakanud antropoloog, aga noh, okei, sa hakkasid ise, aga nüüd sa siis läksid ju ülikooli ka seda õppima. Jaa, läksin. Ei, mul tegelikult on hea meel, et ma ülikooli edasi läksin või nagu see annab mulle need meetodid, aga lihtsalt ma natuke tunnen, et kuidas see akadeemiline keskkond nii piirab mind, et mu need ettevõtmis on alati sellised mingite eetiliste küsimustega ja siis akadeemilises keskkonnas on need eetilised küsimused ikka väga rangelt piiritletud ja siis ma vahepeal tunnen,
et okei, et ma ei saa seda projekti enda koolitööga siduda, sest see muidu kärbib mu tiibu või noh, midagi sellist umbes. Et siis ma jah, nagu need rosinad hoian nagu enda jaoks ja siis koolis teen sellist viisakat asja. Aga rääkides ebaviisakatest asjadest. Sul on, nüüd ütleme täna, kui me seda asja teeme, siis homme avaneb üks näitus ja sul avanes just üks näitus eelmine nädal neljapäeval ka. Ma ei tea, räägi nendest, siis üks oli see. Räägime võib-olla esimesest ennem. Ja Tartu linnaraamatukogus on Jane Tiidelepaga üks väike väljapanek. Ma siis pildistan tema 102-aastast vanaema, kes on pime ja osaliselt ka kurt ja nii-öelda siis nii-öelda elu piirimail, et ma mäletan, Jane kirjutas mulle septembri alguses, et ma teeksin lihtsalt ta vanaemast paar pilti, et oleks mälestuseks, kui teda ühelt maalt enam ei ole, et see seis on nii kriitiline. Ja nüüd ma lähen teda nädalavahetusel jälle pildistama, et see on nagu selliseks protsessiks saanud meie mõlema jaoks, et Jane maalib samal ajal seda kõike läbi elades ja mina siis dokumenteerin. Ja siis meil oligi siuke idee, et me paneme ikkagi mingi väikese väljapaneku, et Janel oli see ruum ka olemas ja tal oli ka piisavalt maale juba ja mul piisavalt fotosid. Et siis üritame seda projekti nagu edasi arendada. Et jah, siuke iseeneslikult tekkinud, et ei ole jälle pidanud otsima, aga järjest rohkem tunnen, et see ongi võib-olla midagi, mida ma nagu päriselt fotokunstnikuna ka tahan teha. Selliseid raskeid teemasid võib-olla puudutada hästi inimlikult ja soojalt. Aga siia ütleme sellises just nagu näituse kontekstis võib-olla nagu natukene selline üleüldisem nagu küsimus ka, et kuidas ütleme nagu näituse jaoks sul see nii-öelda piltide valimine käib, et nagu sa ise ka mainisid, et vaata, et ega kõiki pilti ei suurenda neid, et kas seal siis ongi see, et sa teedki 40 000 pilti ja sealt valid välja 5 või nagu, või kuidas see protsess käib ja nagu mille järgi sa seda nagu otsustad siis? No analoogis 40 000 pilti, peame ikka mitu aastat pildistama, aga piltide valik, mõned nagu torkavad kohe silma, et on juba see kogemus, et okei, et see on tugev pilt või ja siis teiseks on siis oluline see, et see lugu ka sinna juurde tekiks, et seda ma veel harjutan. Et ma olen hästi portreekeskne fotograaf, et siis ma püüan ka rohkem nagu nii-öelda sammu tagasi astuda, et vaadata, et kuidas nagu kõrvalt olev inimene seda seeriat nagu tajuks. Ja kindlasti see, et kui on nagu kaaskunstnika, kellega tööd teed, et siis on ka hea ideid põrgatada. Ja mul on üldiselt väga head mentorid ka või nagu, et Pallase ajast ikkagi paar õppejõudu, kes mul nagu kaasa elavad ja alati aitavad ja annavad nagu nõuandeid ka, et siis ma alati julgen nagu nende poole pöörduda. Tähendab, näituste juurde tuleme kindlasti veel tagasi, aga ma korra veel, mul tuleb siit lihtsalt paar küsimust kuidagi kohe nagu veel pähe. Et ma saan aru, et nagu mentorid siis nagu selle puhul, et kuidas siis nagu püüda nagu seda õiget või head fotot siis nii-öelda või tabada momenti või kuidas üldse fotograafia nagu õppimine käib selles mõttes, et ma saan aru, et nagu üks asi on nagu otseselt nagu oma aparaadi tundmine ja arusaamine, kuidas see nagu töötab, aga et see ei ole ju nagu ilmselgelt see ainukene element nii-öelda. See, minu jaoks on foto õppimine eelkõige distsipliin või nagu see, et sul on kõigepealt see väga suur huvi millegi vastu. On see siis mingi inimene, subjekt, keskkond, mida iganes ja siis lihtsalt lähedki hästi range distsipliiniga selle sisse, et eriti analoogfotos ka, et seal on nii palju neid protsesse, mida sa pead läbi tegema ja see on füüsiliselt väga kurnav ja mul on lisaks, mul on ka liikumispuue, mis teeb selle füüsilise protsessi nagu omakorda nagu keeruliseks, aga just see, et ma tean, et ma olen see päev nii-öelda pildistan ja siis mul on need 20 rulli, mida ma pean nagu järgmine päev ära ilmutama ja siis kogu see protsess nagu ei piirdu sellega, et ikkagi see väga range
range nii-öelda ajaraame endale, et ma nagu oleksin kogu aeg kursis, mida ma olen nagu pildistanud ka. Ja noh, foto puhul ongi see õppimise asi ongi see, et peab lihtsalt pildistama ja pildistama ja pildistama, et muidu seda arengut ei toimu. Aga tulles nüüd tagasi nii-öelda näituste juurde, et paari sõnaga sai esimest mainitud, aga et kas räägime, on veel miskit, mis me peaksime esimese kohta veel rääkima, teadma või lähme räägime natukene teisest ka ja siis vaatame, kuhu meie jutt viib? Ma ei tea, kuidas ühesõnaga see esimene näitus, see nii-öelda siis vanaema näitus, mis selle pealkiri oli täpselt? Hommikusöök ühele. Hommikusöök ühele, õige. See on sellest sketšist Õhtusöök ühele inspireeritud, kus on ka siis, mida aastavahetusel näidatakse. Ja siis seal on nagu see rutiin, et kuidas siis kelner nagu teenindab seda prouat ja siis samamoodi, kui ma läksin esimest korda Janele külla, siis ma nägin ka, et see on väga, kui ma läksin juba teist korda külla, siis ma nägin, kui sarnane see on nagu selle esimese korraga ja siis ma käisin veel mitu korda, siis nagu oligi kõik see, et vanema tõuseb täpselt samal ajal, siis ta sööb täpselt sama asja, siis ta küsib Janelt täpselt samu asju, et kas ta vitamiinid on võetud ja mingi, et see kõik on nagu nii üks-ühel, et vahet ei ole, kas ma olen seal käinud 1 korda või 5 korda, et siis ma kuidagi tekkis seos ka selle sketšiga ja siis samas nagu see osapool ka, et ikkagi ükskõik nagu mingi projekte tuua, ka seda mingit kerget huumorit sisse, et see on kuidagi nagu aitab olla või selle teemaga tegeleda vähemalt minul. Et nende karmide teemadega nagu natukene lihtsamalt tegeleda. Aga kui rääkida, ütleme sellisest näituse kokku panemisest siis selles mõttes, et kuidas see protsess nagu välja näeb, et ma ei tea, võtamegi äkki näiteks siis need või noh, nii-öelda taustaks siis need mõlemad näitused, mis siis praegu tähendab jah, on käimas ja üks siis tulemas tähendab. See aasta tuleb tegelikult 5 näitust. Kindlasti me räägime siis tulevikust ka veel. No ma ei tea, mul ei ole tegelikult väga suur kogemust või nagu see aasta saab olema see kõige suurem kogemus nagu näituse mõttes, et mul on olnud selliseid grupi ülesastumisi ja ka üks isikunäitus ja siis nüüd Tallinnas on siis Väiksed naised, mu teine isikunäitus, kus ma eksponeerin siis tutvumisportaali Meeste keha ja võib-olla jah, see protsess, et kuidas üks näitus kokku panna, et see võib-olla ongi see, et sa saad selle näituse pinna ja siis sa kuidagi külastad seda, vaatad, aga eelkõige on see, et sa meeletult pildistad ja siis oled stressis selle pärast, mis sinna välja lõpuks panna. Eks see näituse tegemine siuke isekas ettevõtmine on, et ennast näidata. No aga samas kui ise ei tee, ega siis keegi teine ka ei tee ju. Seega, et ma arvan, et see küll pigem on õige lüke, ma kahtlen, et siin ma peab sellises nartsissismis hakkama, kõik olen. Aga vaata selle Tallinna näitusnimi oli Väikesed naised või? Jaa. Super nimi. Ja eksponeerid mehi. Ja eksponeerid. Natuke naisi ka, aga valdavalt mehi. Aga kust selline? Jah, täpselt, mul oli täpselt see sama küsimus, et kust üldse see idee tuli, et nagu sellisel teemal üldse teha siis näitus ühesõnaga. Ja võib-olla natukene rääkida ka laiemalt natukene sellest näitusest. Et võib julgelt, kõik on suured inimesed. Saatke lapsed ära. No Väikesed naised, see sai tegelikult kuskil paar aastat tagasi alguse, et ma olen selline nagu parajalt kiiksuga huumor on mul, Janar teab ilmselt kõige paremini. Ühischatis saadan igast rumalusi ja siis mul on ka siuke komme koguda mingeid veidraid kuvatõmmiseid internetikeskkonnast, on need siis Facebooki kommentaarid või mingid, ma ei tea, mis iganes ja siis mulle jäi silma ka selline portaal nagu iha.ee, mis on siis mõeldud seksuaalseteks tutvusteks, et selline huvitav platvorm.
ja ma eelkõige hakkasin seal tutvumiskuulutusi lugema ja siis seal on nagu näha ka, et seal on valdavalt on nagu meeste tutvumiskuulutused, võib-olla nagu, et naisi on äkki mingi, noh, et on 200 kuulutust, et siis meeste poolt on mingi 2000 kuulutust, et see on nagu lugemist jagub. Ja siis ma hakkasin neid kuvatõmmiseid tegema ja siis saatma neid ja siis noh, need olid nagu kentsakad, naljakad, aga tegelikult kui ma hakkasin nagu süübima, siis nad olid ikka päris hirmsad ka. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahaksin kuidagi teha neist ka mingit kunstiprojekti, et algul ma mõtlesin, et äkki ma teen lihtsalt midagi nagu kirjalikku, et kuidagi nende samade kuulutustega panen kuidagi nad kokku. Aga ikkagi siis see fotograaf minust sai ka nagu võitu, et ma pean ikkagi kuidagi jäädvustama neid. Ja minu jaoks on fotoaparaat selline asi, mis justkui annab mulle nagu julgust või ka luba olla mingis keskkonnas, et ma tegelikult ma kasvasin niimoodi üles, et ma olin valdav osa enda toas üksi enda kassiga ajasin juttu ja siis fotoaparaat on siis olnud võib-olla nagu sihuke tee sotsialiseerumiseni, et nüüd ma nagu tunnen, et ma nagu julgen ja suudan nagu nii-öelda vabalt hakkama saada igas sotsiaalses keskkonnas, aga jah, et siis ma mõtlesin ka, et okei, et kui ma seal Zodiaagis ümarlauas sain hakkama, et siis ma saan ihas ka hakkama. ja siis ma panin, ma tegin seal nagu väikse sellise testüleskutse, et näha, kas see asi üldse nagu ilmet võtaks, et sealt modelle otsida. Ja siis äkki mingi 1,5 aastat tagasi ja siis ma nägin, et okei, huvilisi jagub, et siis ma julgen nagu selle näituse taotluseks kirjutada ja siis ma saatsingi nii-öelda poolnaljaga enda selle näituse taotluse siis Draakoni galeriisse ja seal ma olen aru saanud, et seal on päris kõva konkurss ja siis ma ütlen, ma olin päris pahviks löödud, kui nad mulle jaatavalt vastasid. Siis ma olin nagu appi, ma pean seda päriselt tegema hakkama. et mu eesmärk oligi siis jah, et ma nagu teen aktinäituse ja kutsun siis eeskätt siis selle portaali inimesi pildistama. Ma tegin üleskutse ikka nagu naiste hulgas, aga seal mul oli nagu nii lahja vastuvõtt võrreldes meestega, et siis ma nagu keskendusin meestele selle näituse kontekstis. Mul on üllatunud, et see kuidagi ikkagi arusaam on nagu alati on see, et ikkagi eestlane vahet ei ole, kas ta on mees või naine, on ikkagi selline nagu kinnine inimene, et nagu ma saan aru, et kas modelle tuli nagu rohkem kui nagu nii-öelda lavalaudadele jutumärkides siis nagu jõuab või näitusele nagu ise selles mõttes ja palju siis neid mehi ja naisi seal kokku umbkaudselt sul käis? No mul oligi see, et ma võttis nii kaua aega, et lõpuks alustada selle pildistamisprotsessiga. Ma lükkasin seda viimasele minutile või nagu ma see ka, et ma kasutan loomulikku valgust ja siis ma alustasin septembris sellega, et mul oli niimoodi, et ja siis ma kuu aega pildistasin 15 meest ülesse ja siis kõigilt kahjuks ma ei saanud nagu kõigilt nõusolekut või oligi niimoodi, et ma tegin küll kõigiga nii-öelda lepingud ja rääkisin, et ma olen fotokunstnik ja et ma soovin anda välja ka trükist ja näitust. Aga jah, mõnikord ma nagu ei saanud nagu mingit nõusolekut kindlatele piltidele. Ma saan aru, vaata, et üks on see, et mingi eeldad, mis sust pildistatakse ja see tulemus. Või siis oli ka neid, kes nagu said pildid kätte ja ei vastanud mulle lihtsalt. Ja siis isegi kui mul oli nagu see leping nendega olemas, ma ikkagi tundsin, et ma päris ei julge niimoodi neid eksponeerida, kui nad nagu siinivad mu kirja, aga ei julge vastata. Et seal oli näiteks mingi tatoveeringutega inimesi ja niimoodi, et kes võib-olla kartsid seda paljastust. Aga et kui ma enda esimese üleskutse panin nagu nii-öelda, ma panin nii-öelda, et naine otsib meest kuulutuse, et olen see fotograaf, fotokunstnik, kes otsib aktimodelle. Et siis mul tuli 160 kirja. Et seal kindlasti oli ka selliseid nagu labaseid, et sa saad aru, et seal kindlasti lihtsalt viskab nalja see üle niimoodi, aga selliseid, et ma tegin 2 üleskutset. Ja siis mul ikkagi jagus neid huvilisi või nagu oligi see, et mul lihtsalt sai määravaks see, et läks väga pimedaks. Ja siis mu viimased pildistamised olidki sellised, et ma
ma küll sain sealt mingi materjali kätte, aga ma tundsin, et ma ei taha seda nagu näitusele panna või et aga mul on ta kontaktid olemas, ütles, et ta tuleb kevadel uuesti. Nii et hästi nagu huvitavad just on need kontaktid sealt olnud, et noh, selle projektiga on nii palju nagu hirme, et kõik see isiklik turvalisus ja et kuidas kõik see andmekaitse ja niimoodi ka kõik need 10 meest, keda ma siis nüüd nii-öelda eksponeerin, et mõned on mul Facebookis sõbralistis, nad mingi elavad kaasa mulle, et selles mõttes, et need on hästi sellised, noh, ma ei ütleks päris soojad kontaktid, aga et ma ütlen nagu hästi jah, inimlikud või nagu, et kõik pildistamised on ka nagu niimoodi nagu sujunud, et ma olen saanud mingi nalja visata või siis ma küsin nagu, mis playlisti nad tahavad kuulata ja siis et jah, et ma nagu sisenesin sinna projekti väga suurte hirmudega. Aga jah, et need kuidagi nagu laabusid, et ma kindlasti jätkan sellega. Aga vaata, et kui siin saate alguse poole sai nagu räägitud nagu sellest ka, et on mõnes mõttes nagu tähtis ka see nii-öelda loo rääkimine siis nagu sinu jaoks. Et minu küsimus nagu ongi see, et noh, ma ei teagi, mitte nüüd nagu midagi spoilida või midagi selles mõttes, aga et mis on nagu see lugu, mida sa siis selle nii-öelda näitusega nagu justkui nagu nii-öelda edastada soovid? See ei ole loonäitus nüüd. Selge. Seal mul on nagu lihtsalt see visuaal kesksel kohal või nagu muidugi tekkis nagu pildistamiste käigul, et ma kutsusin neid kõike nagu enda stuudiosse, palusin valge kanga taustal poseerida ja siis ikka nagu arenesid mingid vestlused sealt välja, aga ma ikkagi nagu tunnetan, et see on nagu see keskkond, kus ikkagi inimene enda privaatsusest nii palju hoiab kinni, et ma siis nagu ei sekku sinna, et ma lihtsalt siis kasutan nagu neid nii-öelda visuaalselt ära või et kui nad on nagu valmisoleku andnud selleks. Ja siis ma nagu tööde kõrval pealkirjadena eksponeerin siis neid tutvumiskuulutusi, et need ei lähe küll kokku nende samade inimestega, kes on tulnud sinna pildi peale, aga just, et anda nagu edasi seda konteksti, et need ei ole minu 10 sõpra, kes on tulnud sinna kanga, et niimoodi tilulilutama, vaid aga noh, et ma olen ikkagi nagu, et see protsess seal taga, et mul on ikkagi olnud nii-öelda 10 kohtingut või nagu, et selles mõttes jah, et see vaimne töö seal taga on kindlasti palju suurem, kui lihtsalt kutsuda tuttavaid niimoodi poseerima, et ei, ja kindlasti ja ma ütleks, et no see on üks selline projekt jah, kus selline hirm, usun, et on nagu täiesti selline inimlik, aga siit mul tuleb kohe siuke kiire küsimus ka, et 160 inimest nagu nii-öelda vastu. Kirja. Mõnel oli võib-olla toppel ka kirjutanud, et selles mõttes, et küsin 3 korda, kas saan või, kas saan. Kui sa juba vastasid mu küsimusele, kui ma küsida jõudsin, aga tegelikult mu küsimus nagu oligi nagu sealt nagu see, et noh, ilmselgelt ei hakka vaata mingid selgeid näiteid tooma, et Priit 32 kirjutas nagu selle, aga kas ütleme 160 kirja, et kas seal oli nagu mingit nagu sellist nagu täiesti sellist, et see vend on raudselt sarimõrvar, kui sa nagu seda kirja lugesid. Et nagu selles mõttes, et nagu see ihapunkt, et sealt, ma kujutan ette, et sealt nagu, seal on nagu igasuguseid frukte, nagu ma aru saan, mille pärast sealt vist sai ka need, siis nagu need piltide pealkirjad, nagu ma aru saan, on siis nagu need võetud nagu sealt, jah? No selles mõttes, et ega lõpuni ma ei saanudki ju olla nagu kindel sellest, kes mul sinna kohale tuleb, ma sain loota parimat, aga ma kindlasti nagu mingi sisetunde alusel ikkagi nagu jaotasin neid kirju, et noh, vaatasin lihtsalt seda pöördumist ja kas on nagu aega võetud selle jaoks või on lihtsalt lahmitud. Et noh, mul on ka niimoodi olnud, et ma olen stuudios kohal ja inimene ei tule kohale, et noh, et on nagu teine nagu nii-öelda põnnama löönud. Et siis on ka nagu, et ma olen seda kõike sinna projekti nii-öelda sisse arvestanud, et teadvustan ka seda, et mina ei ole nagu ainus, kes kardab, et ka see teine inimene, kes tuleb nagu nii-öelda on valmis ennast niimoodi kaamera ees ihualasti võõral inimesel näitama, et ka temas võib nagu see hirm olla, isegi kui ta on sealt tutvumisportaali platvormilt, et
et jaa, aga selliseid sarimõrvareid oli jutumärkides sees. no igast huvitavaid pakkumisi tuli või nagu küsimus, et kas ma ise olen alasti samal ajal, kui pildistamine käib või nagu, et kas pärast järgneb sellele midagi või noh, selliseid nagu, nagu selliseid küsimusi tuli küll. Et jah, aga noh, jah, kõik need, kellega ma siis lõpuks nagu kohtusin, need olid väga viisakad ja lugupidavad ja sai nagu naerda ja hilisemalt ka, et ma niimoodi otseselt kontaktis ei ole nendega, aga nagu ikka noh, et saatsin pildid ja tänasin uuesti, et nad pildile tulid ja niimoodi, et ja siis noh, mõni jah, et on siis nagu sõbralistiga lisanud, et guugeldanud mind ilmselt, sest ma tegin nagu kõigiga lepingud ka, et siis, et neil on nagu teada minu nagu täisnimi, et ma ei esinenud seal nagu mingi varjunime all, et aga et kui seal need pealkirjad tulid ka siis sealt ihast, et mis äkki mingit põnevat näidet selle kohta, mis on piisavalt võib-olla tsensuurne või noh, tegelikult ma ei tea, võib-olla ei pea olema ka tsensuurne, aga. Seda valikut oli nagu väga palju ja samas mul nagu tekkis see dilemma ka, et kuna ma olen juba neid inimesi nagu kohanud, et siis tekib see mingi dilemma, et kas ma saan ikka sellele inimesele panna sellist pealkirja sinna või nagu, et tunnen natuke ka halvasti, aga samas mõtlen nagu, et ma ikkagi olen nagu ikkagi seal, kus ma selle projektiga nagu tahtsin suunduda, et see nagu parajalt ka siuke humoorikas, ma loodan. Aga Janar aitas mul neid pealkirju tõlkida inglise keelde niimoodi, et nad oleksid parajalt mahlakad ka pärast inglise keeles, et siis võib-olla kui sul ka endale mõni meenub, aga ma ei tea, mul ei lähe endale kuidagi see üks meelest, seal oli mingi, et kutsun ilusasse lumisesse Kadriorgu jalutama naise, kes tunnistab anaalseksi. Algus on nii ilus romantiline. Ja see tunnistab lihtsalt see täielik kirst on. Mina ütleks, et sul oli Euroopa, sul on täielik elu, noh. Ja see rekkaama oli ka, ma täpselt ei mäleta, kuidas see sõnastus oli, aga. Keegi kutsus igast kedagi rekkasse ka ja jällegi anaalile. Hästi palju on jah vist seda anaali asja. Huvitav statistika. Aga tulles nii-öelda selle protsessi juurde tagasi, et nagu kui ütleme, kaua see siis nii-öelda see protsess nagu omamoodi oli, et ütleme, et sa hakkasid pildistama ja mõtlegi siis just ütleme sellest asja algusest kuni siis selleni välja, et nüüd on see nii-öelda siis näitus nagu kohe nagu tulemas. No nüüd ma pildistasin aktiivselt 6 aega, et noh, nüüd ma suudaksin seda süstemaatilisemalt teha. Võib-olla niimoodi, et see kirjadele vastamine ja kõik see kuulutuse üles panemine ja selekteerimine, et see võttis nii palju vaimset ressurssi. Et sealt, ma natuke tunnen halvasti, et ma oleks tegelikult pidanud natuke varem alustama, et ma võib-olla ei suutnud panna nii palju materjali sinna näitusele välja, kui ma oleks soovinud. Pluss see, et siis ma ei saanud nagu kõigi nõusolekut ka või noh, seda korduvat kinnitust. Et siis ma pidin nagu mingeid kompromisse tegema seal. Aga jah, et mis see küsimus? Et kui kaua umbes nagu kogu see nii-öelda protsess selles mõttes siis nagu aega võttis sellest nii-öelda algusest, kuni siis selleni, et näitus nii-öelda välja tuleb? No see intensiivne töö oligi nüüd septembrist siis jaanuari keskpaigani, et homme on siis avamine, aga iseenesest nagu siuke intensiivsem pildistamine, mul oli nagu välja arvestatud, et kuna ma neid pildistasin ka analoogi peale, et siis keskmiselt 1 rull modelli kohta ja siis ma päevas pildistasin maksimaalselt 2 inimest, et see vaimselt tundus mulle nagu siuke maksimaalne, et jah, ikkagi see valmisolek ka, et kes siis järgmisena nagu uksest sisse astub ja just jälgida seda ajakahvlit ka, kunas päike kõige rohkem stuudiosse paistab, et siis see oli nagu pingeline, mõni päev oli nagu pilvesilm, siis oli jälle, et kas ma saadan ta koju või nagu, et mis saab, et
ei jah, Eestis on, ütleme enamus aastast on see loomuliku valguse püüdmine vist üsna selline ka kunst omaette põhimõtteliselt, et sul ongi 4 päeva aastas, kuna sa seda pildistada. Ja aga samas ma olen nagu väga rõõmus, et mul tuli see väljakutse, et kui mul ei oleks seda nii-öelda näituse kuupäeva, siis ma ei tea, kas ma oleks nagu julgenud üldse alustada sellega, et see hirm oleks ilmselt liiga suur olnud siin taustal. Ja mul oli justkui sund see ära teha ja et siit nagu et see eesmärk on nagu jätkata sellega, et tahan kindlasti mingi kataloogi või raamatu välja anda, et see kindlasti ei piirdu selle ühe näitusega. Ja siis mul nagu on siit ka juba selliseid muid teemaarendusi välja nagu joonistunud, et ma tahan hakata nagu poissmehi pildistama nende koduses keskkonnas ka, et just lahata nagu rohkem sellist nagu meest kunstis, et ma tunnen, et mees on nagu väga marginaalne kunstis, et väga palju näidatakse just nagu naise keha ja seda seksualiseeritakse ülemäära, minu hinnangul. Et siis ma kuidagi olen leidnud ka nagu selle huvi pildistada rohkem mehi. Nõus, mehi pildistatakse liiga vähe. Täpselt. Mis seal ikka vaadata? Aga korraks tulles tagasi, või mitte ei tulles tagasi, vaid jäädes sama teema juurde. Mul lihtsalt, kuna mina ise olen nagu fotograafiast nagu hästi nagu kaugel, selles mõttes, okei, vaata telefoniga ikka pildistad vahepeal, aga see on ka nagu kõik. Et miks on nagu just nagu sinu jaoks nagu tähtis see, et oleks siis see nii-öelda loomulik valgus, et palju lihtsam oleks ju see, et ostadki endale broshed ja pildistad siis, kui tahad. Et mis see nagu see erinevus seal on? Ma lihtsalt olen, ma ei ole tegelikult üldse kaua pildistanud, 5 aastat. Ja siis, et võib-olla seal üks on see tehniline aspekt ka või nagu, ma teen nii-öelda kommertsfotod stuudios, kus on nii-öelda need valmis välgud ja asjad, aga ma lihtsalt tunnen, et see ei ole üldse minulik või et see kuidagi läheb ka selle stiiliga kokku, et kuna ma pean ennast ikkagi puhtaks dokumentalistiks, et siis mitte see, et mul võiks ka ju kaamera peale see välk olla, aga ma soovin, et kõik oleks võimalikult ehe. Et need Zodiaagi pildid mul on tehtud selle kompaktkaameraga, et ma võib-olla ka lähtuvalt projektist siis nagu valin, aga ka miks väiksed naised on nii-öelda loomuliku valgusega tehtud, ongi see nagu teadlik kunstniku positsioon, et ma ei soovi neid kuidagi nagu odavaks teha või et ma mõtlesingi, et see ongi nagu siuke nagu keldriluugi valgus või siuke hästi naturaalne ja pehme, et ma kuidagi ei tee nagu neist mingeid soft porno pilte, vaid et ma tahangi, et nad oleksid siuksed ehedad ja naturaalsed, et ma kuidagi et hästi teadlik valik on see naturaalne valgus, pluss ka tehniline aspekt, et ma lihtsalt käsitlen seda praegu enda loomingus mugavamalt. Ega vist modellina ka ei oleks nagu väga mõnus, kui sul mingi prožektor nagu näkku lihtsalt paistab seal või välgub või et eriti kui on nagu inimene, kes ei ole nagu nii-öelda professionaalne modell või nagu kes tuleb lihtsalt ennast nii-öelda annab nii-öelda sinna. Et jah. Aga siit korra mul tuleb veel, võib-olla see on täiesti võib-olla idiootne küsimus, aga kui ma õigesti aru saan, et siis nagu sellisel analoogfotol, ütleme nendel fotodel ka, et nagu sellist nagu mingit, ütleme, järeltöötlust nagu arvutis ei ole nagu mitte midagi nagu tehtud või see element seal nagu ikka on? No näitusele ma olen jällegi pannud välja Pimikus suurendatud fotod, et seal on kogu see töötlus käib siis selle aparaadi all nii-öelda, et kui on mingit kohta vaja tugevamaks, siis seda säritan nii-öelda ajaliselt kauem või siis katan kinni mingi piirkonna paberist, et seda vähem valgustaksin. Et seal nagu käib samamoodi see nii-öelda photoshopimine lihtsalt füüsilisel kujul. Kas sa saaksid sellest natukene pikemalt rääkida? See tundub rämme huvitavat, et ma ei tea sellest mitte midagi. See nimetatakse varjutamiseks, et sul on see paber seal, siis sa paned pika traadi otsa sellise musta paberis, natuke nüsitada, et oleks veidi karvasem, mitte liiga selgete piirijoontega ja siis ongi, et kui mingi koht on näiteks liiga tume, siis sa nagu viibutad seda traati seal paberi kohal ja siis ta saab nii-öelda vähem valgust. Või siis on just see, et sa võtad suure musta paberi ja siis lõikad sinna sisse imetillukese augu ja siis
samamoodi liigutad seda seal suurendi all ja siis mingi koht saab jällegi rohkem valgust ja tuleb rohkem esile, et see on nagu mõnikord ma saan ühe foto tehtud esimese korraga, mõnikord mul läheb 3, 4 või isegi 5 katset, et see lihtsalt sihuke timmimine ja kus sa ise nagu tunned, et sa oled rahul fotoga. Ja mõnikord on see, et kõik on ideaalne, aga foto ei ole paberi keskel. Ja siis tuleb uuesti alustada. Okei. Ja palun. Ei, ma tahtsin öelda, et ma ei teadnud, et see niimoodi käib. Ja ei, ma ei teadnud seda, et isegi see, et paberi keskele foto saaks, et see on nagu ka. See minu jaoks on kõige raskem osa selles protsessis. Nagu meil on erinevad raamid ka seal koolis, et siis ongi, et erinevad paberitüübid ja mõõdud on, et siis ongi, et ma selle projekti puhul ka Väikesed naised, et ma kasutasin neid nõukoguaegseid pabereid, mis tähendab seda, et seal ei ole nagu, need on nii väga ettearvamatud, et sa ei tea nende aegasid, sa ei tea, mis see päris tulemus on ja seal ei saa ka kontrastifiltreid kasutada, et sul ongi see sama kontrast, mis paber sulle annab, et sa ei saa nagu juurde kruttida, et saad lihtsalt ajaga mängida. Et siis see oli ka nagu omakorda sihuke tegi keerulisemaks selle protsessi, et justkui juhuslikkus on seal mängus, aga samas ka nõuab palju rohkem sellist teadmiseid, mida siis pimikus teha. Oota, aga siis ma saan aru, et siis ühesõnaga need paberid on nagu nii palju muutunud, et nagu need nii-öelda modernsete paberitega siis, kui võib nii öelda, et see saab siis kontrasti nagu. See tundub mulle täiesti mindblowing. No see fotopaberid jagunevad ja niimoodi, et tänapäeval sa saad koosta nii-öelda, millel on nagu kindel kontrast. Ja siis on ka need, kus sa saad nii-öelda kollast, punast, kõik neid filtreid nagu vahetada ja siis vastavalt sellele ka siis see säritusaeg muutub. Et nii-öelda professionaalid ikkagi töötavad nende filtritega. Et vanasti lihtsalt ei olnud nagu selliseid võimalusi, et on lihtsalt edasi läinud aeg. Okei. Ulmemaailma, aga mul, kuna me siin näituste juures oleme ja saate alguse poole sai mainitud, et need 2 näitust ei ole ainsad näitused, mis sellel aastal on nii-öelda plaanitud, et kas võid natukene rääkida siis nii-öelda tulevikuplaanidest ka ja mida siis järgnevad 3 näitust, mis siis on plaanis selle aasta jooksul teha, et mis seal tuleb nii-öelda esitamisele? Nüüd ongi, et see Väiksed naised on siis 8. veebruarini avatud ja siis vanaema näitus samamoodi. Ja siis järgmisena tuleb Pallase galeriis, siis tuleb see Minu lugu näitus, kus me lahkame erinevaid perekonnalugusid. Et seal ma siis panen välja ühe loo enda 2 väga heast sõbrast, Avest ja Allarist, kes on siis olnud pea 10 aastat koos ja keda lisaks siis armastusele ühendab ka psüühiline erivajadus. Et mu jaoks on hästi oluline, et kuna ma olen ise liikumispuudega, et siis ma soovin ka nagu puuet rohkem kunstis kajastada ja et seda kuidagi normaliseerida, et see on nagu midagi, millest nagu tuleb rääkida või et siis ma nagu kajastan selle puude temaatikat seal Minu lugu näitusel. Ja siis novembris mul tuleb suur isikunäitus Tartu kunstimajas Päevaraamat ja see võtab siis kokku minu 2-aastase loomedee ka või ma olen nagu praegu ka kogun materjali Viljandi päevakeskuses, kus on ka siis ligikaudu 20 psüühilise erivajadusega inimest ja ma dokumenteerin nende igapäevaelu, nende sõprus- ja armastussuhteid ja järgmine nädal lähen ka, et ma ei ole nüüd see aasta käinud, et siis ma väga ootan uuesti minekut. Ja seal ma olen ka siis nüüd saab varsti 1,5 aastat täis, kui ma olen nagu seal pildistamas käinud ja jätkan siis ilmselt viimase minutini, kui see näitus jälle välja tuleb, et see on ilmselt ka sihuke elutöö või et kõige suurem ja mahukam projekt, et seal ma käin ka nii-öelda mitme kaamera ja varustusega, et see fotode kogus seal on ilmselt kõige massiivsem, mis ma siiamaani olen teinud.
Oskad umbkaudselt öelda ka, palju sul neid fotosid juba on või? Ei pea mingit täpset arvu, lihtsalt juba huvi pärast. 2000 ringis äkki, mis on analoogi kohta päris palju. Et ja siis kuna see oli osa mu lõputööst ka, et siis ma osalen ka ühel lõputööde konkursil Helsingis Noba kaudu, et seal on, et ma võitsin publiku preemia selle päevaraamatu projektiga, et siis nendes pannakse ka nagu siuke näitus eraldi kokku, et siis see on mu esimene välisnäitus Soomes. Olen põnevil. Eks ma siin saadan veel mingeid taotlused ja asju, aga ma ei julge praegu välja hõisata veel. Et võib-olla tuleb ka rohkem neid näituseid, aga et päris hea aasta selles mõttes kunstnikuna, et nüüd mul on nagu, ma käin küll ülikoolis, aga et vähemalt see fotokool on lõpetatud, et siis ma nagu tunnen, et ma olen loominguliselt nagu saan kütta lihtsalt. Ja mulle väga meeldivad need nagu teemavalikud ka, et nagu just nimelt kajastada midagi, mida igapäevaselt meil niimoodi kultuuriruumis nagu ei kajastata selles mõttes, et see on väga-väga lahe. Aga mul selle 2000 pildiga tuli mul lihtsalt üks siuke kiire küsimus ka, et kas sellist nagu valiku paralüüsi ei teki, et ei suuda valida lihtsalt nende liiga palju valikuid on, tahaks tagasi Nõukogude liitumisse. ei, selles mõttes mitte, et kuna ma ikkagi ma ilmutan ja skaneerin ja mul on nagu mingid süsteemid või nagu ma kuidagi nagu tajun, et okei, see oli see, et sealt tuli hea materjal või et okei, sellega ei tee tööd edasi või et ma ma nagu pean ka märkmikku, et ja arvestust, et keda mul on kui palju pildistatud, et selles mõttes on mul nagu teadlik töö selle materjaliga käib nagu taustal siis ka, kui ma nagu otseselt ei ole seal pikemat aega näiteks käinud nagu. Et ja kindlasti antud näituse puhul ma kindlasti kaasan ka kuraatori, et ma ei pussi üksi sellega, et see on, et kuna ma juba nii palju sinna tööd panustan, siis ma tahan, et see saaks nagu täiuslik. Aga siit korraks, ma ei tea, kas te panete tähele, aga vaikselt tasa on meie tunnikene vaikselt täis tiksumas, aga enne veel, kui saate loeme lõpetatuks, siis mul on mõned küsimused veel ja võib-olla üks selline küsimus, ma loodan, et ma suudan seda loogiliselt sõnastada ka. Aga et sa ütlesid, et sa oled nüüd fotograafiaga tegelenud umbes 5 aastat, on ju. Et kuidas selle aja jooksul, ütleme, see fotograafia kui selline kunstimeedium siis nagu sinu jaoks selles mõttes nagu muutunud on või nagu kuidas sa vaatad fotograafiat, ütleme, kui sa mõtled tagasi sellele, kui sa alustasid 5 aastat tagasi ja nüüd? Kas sa mõtled isiklikus kontekstis või kõrvaltvaatena üldiselt või? No mulle meeldiks mõlemad. Aga võib-olla isiklikust on ühtegi veel kergem vastata? Või selles mõttes, et muu jaoks on see kindlasti ma kinnitan seda, et mida ma siis nagu päriselt tahan teha ja et mul on kõik need projektid ka hästi loomulikult minu jaoks nagu kujunenud, et ma ei lähe niimoodi nagu otseselt otsima enam, vaid lihtsalt tekivadki need kontaktid või näiteks see, et kuidas ma Jane vanaema sattusin pildistama, et see oli nagu loomulik asjade kulg ja ma lihtsalt tunnen, et ma lihtsalt loodan, et see kulg jätkub, et see on kindlasti palju isiklikumaks saanud ja ma ei kujutaks ettegi, et ma ei pildista. Et see on ka kindlasti, et võib-olla kui 5 aastat tagasi ma olin nagu veel 2 vahel, et ma tegin rohkem seda portree pildistamis ja küsisin raha isegi inimestelt, et siis nüüd ma tunnen, et vahet ei ole, ma tahan lihtsalt pildistada. Aga ütleme, et kui keegi tunneb, et ta tahab tulla fotosessioonile, mitte nüüd selles mõttes nii-öelda siis kommertsfotot või kas sa tegeled sellega või üldse enam ei võta vastu? Ma tunnen, et ma ilmselt mingi hetk lõpetan ära selle, aga praegu see toimib. Et ma ikkagi siiamaani olen nagu vastu võtnud, aga ma ikkagi otsin nagu mingit, ma tahaks, et foto nii-öelda kunst või dokumentaalfoto oleks see põhiasi, mis ma nagu teen ja et sinna kõrval oleks siis absoluutselt midagi muud. Et ma tunnen, et ma muidu nagu söövad üksteist, et ma praegu veel võtan vastu tellimustöid, et
et ülikooliga hakkama saada. Et viimane võimalus veel. Aga üks kiire meeldetuletus oleks veel see, et kordaks äkki need asjad üle, et kus need hetkel siis olevad näitused täpsemalt on nii Tartus kui Tallinnas. Ja Tartu näitus on siis Oskar Lutsu raamatukogus, linnaraamatukogu 4. korrusel muusikaosakonna ees 8. veebruarini ja Väikesed naised siis neljapäeval. Nüüd see neljapäeva avan kell 6 ja see jääb ka 8-ndani avatuks Tallinnas Draakoni galerii. Et kui see saade läheb üles, siis on juba näitus avatud. Ja, et siis Janar sõidutab mind sinna. Siuke reis on. No tead, tuleb reisida. Aga veel enne, kui me jõuame kõige viimase küsimuse juurde, on mul üks küsimus veel, et kui parasjagu ei tegele pildistamisega ega mingisuguste kohustustega ülikoolis, siis mis sa teed, et lõõgastuda, et pingeid maandada? Saan enda sõpradega kokku. Mul on väga vahva tugivõrgustik ja õde, kellega ma siis aega veedan ja räägime maailma asju ja irvitame põhiliselt. Et jah. Selge, aga kõige viimane küsimus, mida me oleme küsinud kõikidelt meie saate külalistelt. Kas sul on mingi selline mõte või tsitaat, mis on jäänud, ma ei tea, meelde kusagilt raamatust, filmist, kust iganes, aga mingi selline, mis on kuidagi kahe kõrva vahele pidama jäänud ja mida võib-olla tuletad meelde endale, kui on siuke, ma ei tea, hall esmaspäev, aga kuidagi toob nii-öelda aitab päeva õhtusse viia. Et kas on midagi sellist? Ma ei tea, kas just halli esmaspäeva aitab see, aga ma lihtsalt hiljaaegu lugesin, et ma ei mäleta, kes see täpselt ütles seda, aga et su eesmärk elus on leida enda kingitus ja siis ära anda. Et see inglise keeles kõlab kindlasti paremini. Aga jah, et võib-olla oli Picasso, kes seda ütles. Et jah, et see minu teekond on ka võib-olla siuke enda asja otsimine ja siis nüüd justkui ära andmine või. Ja. Siuke deep lõpp siia. Ei, väga hea. Tiibid lõpud on head, sellepärast, et ma tegin nalja, see ei ole veel päris lõpp. Sellepärast, et loomulikult on ka tähtis see osa veel, et räägime kiiresti siia lõppu ka veel sellest, et kus saab sinu töödel toimetamistel silma peal hoida, kas mis Instagramid, Facebookid, X-id või Twitterid, ma ei teagi, kumb ta on. Instagram, ma selles mõttes ma ei jaga väga enda dokumentalistlikke projekte niimoodi avalikult, aga ikkagi jah, minuga saab ühendust võtta või põgusaltki näha, mis ma teen Instagrami kaudu Andra Rahe. Ja ma täna ilmselt saan enda kodulehega valmis. Mingis mõttes nagu, et seal on ka nagu saab veidi aimdust, et see on ka siis andrarahe.ee. Super. Sul on see Rara pildid ju ka? Sealt siis saab muga ühendust võtta, kui tahab tulla ise pildi peale. Aga võib vabalt kirjutada, kui on mingid sellised hullud või vähem hullud projektid, et siis vaatab, kas kõnetab. Nice. Aga suur aitäh, et sa leidsid tänasel tunnikesed meiega siin natukene juttu puhuda. Meie omalt poolt soovime ainult jõudu, edu ja jaksu ja Ulme 5 näitust ühe aastaga, see tundub, Jesus Christ. Peab olema peale hakkamist selles mõttes, et üli vinge. Aitäh. Aga veel kord, minul oli väga tore ja suur aitäh. Aitäh teile.